See saag on näiteks 2 korda odavam, aga siin on põhilised omadused, mis on väga kvaliteetselt teostatud. Tere tulemast minu YouTube kanalile. Minu nimi on Pavel ja täna ma sooviksin teile tutvustada seda, mida kujutab endast ette Hikoki nurgasaag C12 RSH2. Selle masina kohta on käibel mitu nime. Miiusaag, järkamissaag, nurgasaag, otsasaag, eerungisaag. Kõik nimed on käibel selle sae kohta. Järkamine on siis tema funktsioon, nurga alla lõiked, kombineeritud lõiked, mõõtulõiked, kõike seda tehakse sellise masinaga. Enne kui ma asun seda siin põhjalikult teile tutvustama, ma sooviksin rääkida ka sellest, kuidas ma olen üldse algusest lähenenud nurgasae valikule. Ma olen kogenud vigu, pettumusi, siis sellega seoses ja ma arvan, see on väärtuslik. See saag on mul tekkinud põhjaliku kodutöö tulemusel ja ma olen sellega väga rahul ja soovingi seda tutvustada kui saagi, millel on omadused, mida ootavad kasutajad. Et minu esimene nurgasaag oli Metabo saag 254 ketas läbimõõduga, selle nimi vist oli KGS 254 ja ma läksin poodi lihtsalt, ütlesin, mul on vaja nurgasaagi ja müüja mulle soovitas siis. Ja mul oli selline ettekujutus, et kui on nurgasaag, see on Metabo, siuke tundus korralik tootja, siis järelikult ta peab täitma oma funktsioone ja tegema tööd. Ja ma ei olnud taga rahul suhteliselt esimestest päevadest. Miks? Ta ei olnud täpne, ta ei olnud jäik ja tema konstruktsiooni siuke kokkupüsivus ei olnud ka selles mõttes jäik, et hakkas mul väsima ja läks laiali. Põhimõtteliselt ma ei saanud temaga teha täpselt tööd. Et siin ongi küsimus, et kui me ehitame kuuri näiteks ja siukseid asju, kus pluss-miinus seal millimeeter, see ei mängi rolli ja ilma ei tee, siis selline saak sobib. Aga kui te teete tisleri töid ja teie jaoks on vaja siuke täpsus, mis on kümnendikega seotud, siis te peate vaatama juba teistsugust saagi, millel ongi siuke maine, et ta teeb oma tööd täpselt, säilitab oma seadistusi ja on jäik. Et näiteks kui te veate seda juhtsiinide peal, siis ta ei uju. Et see on ka väga tähtis siuke nüanss. Ja siis ma läksin ka poodi ja läksin teisse äärmusesse. See oli ka see huvitav kogemus, et ma olin pettunud segaduses ja mulle müüja ütles, et kui sa tahad korralikku saagi, siis võta Capex KS 120 Festuuli oma. Ja ma kuulasin teda ära ja oli muljet avaldav jutt, et siuke kõva tootja. Ma mõtlesin, et see peaks lahendama kõik probleemid ja ma peaks ära unustama üldse kõik, mis võib olla probleemne. Ja mis ma pean ütlema, et üldiselt ma olen selle saega rahul siiamaani. Aga miks ma hakkasin huvi tundma uue sae vastu? See on ebapiisav lõikesügavus. Capexil on 88 mm. Mul oli vaja lõigata 10 või 100 mm siis brusse, vahest mingid lauajalad või sellised asjad. Ja mulle ühesõnaga andis tunda see lõikesügavus. Ja siis, kui ma olin vahepeal ka uurinud, mis saag võiks sobida, siis ma sain aru, et Capexi suhtes oli mul teine äärmus. Et väga paljusid asju, mis on Capexi puhul erilised, neid ma ei kasutanud ja näiteks see saag oma põhilisi omadusi, mis on ka Capexil, mis ilmutavadki ennast saagimises. Ja siin on ka näiteks sellest saeketta läbimõõdust ka üks väga siuke hea eripära, mis on seotud ka joonkiirusega. Sellest ma räägin ka eraldi. Et siis ma otsustasingi selle Hikoki kasuks ja mis
nüüd sellest Capexist, Festooli Capexist, siis ütleme niimoodi, et selle kasutamise käigus on samamoodi küsimused täpsusega seadistamise juurest, et seal ka kuskil nõksutate, pigistate või peate seadistama, et ta ei ole mingisugune imeline saag. Ja need mingisugused siuksed mugavused või vidinad, et need ei anna teile mingisugused siuksed eelised, et minu arvates nagu üle maksta, see ei ole nagu see koht. Kuigi selle saega võib olla rahul, seda ma teile ütlen, kui Capexi kasutaja, ainuke asi, kus võib põhjendatult etteheite teha selle tootjale, ja etteheide on just sellepärast, et kui nii vinge tootja nagu Festool, ja see on kõige kallim nurgasaag Capex, siis võiks oodata, et kõik asjad, mis seal on, nad teenivad oma eesmärki. Ja need lauapikendused, see Capex on oma laua peal ja tal käivad vasakule paremale jalgade peale sellised pikendused, kus on ka mõõdulint ja kõik idee tundub väga selline täiuslik kaasaegne, aga selle kasutamise käigus selgus, et nad ujuvad ja te ei saa teda niimoodi transportida mugavalt, te peate alati kõik ära otsast võtma, küljest uuesti külge panema ja siis see peab olema tasapinnaline, see üldse kogu pikkus koos nende pikendustega. Ja kui te tahate mõõtu saagida, seal on sellised liikuvad fiksaatorid, toed, kui te selle vastu toetate, siis see tugipikk, see juht siin, see kõigub, et tal ei ole sellist jäikust. Ütleme nii, et ma ei jäänud nende pikendustega üldse rahule ja ma arvan, et see, kes vaatab Capexi poole, peab seda teadma, et kas see tagab talle seda, mida ta soovib. Ma ütlen ei, et inimesed seda seal täiustavad, möllavad seal sellega ja mul on paar tuttavad, kellel on Capex täiskomplektis nagu mul ja just nende pikenduste kohta nad ütlevad, et see on väga vedel lahendus. Aga see Hikoki saag on mul siin puhki peal, mida ma ostsin ka täpselt samamoodi komplektiga, täiskomplektiga selle Metaboga. Ja see on see suurem variant, seal on väiksem laud, see on suurem variant ja sellega ma olen rahul, sellepärast, et siin saab ka 6-meetrised plankusid saagida siin mõõtu, musta mõõtu ma siin saan ka tihti. Ja ta on nende sae suhtes, midagi siin ei uju, rullikud käivad välja ja seda saab transportida koos selle saega, ta ongi mul siin transportasendis, see saagimissõlm on siin all fikseeritud, siis jalad näiteks kokku selles pukis, rullikud sisse ja ta mahub pakiruumi universaal selle kerega autosse. Ja täiesti võtad välja, paned sisse, et siin ei ole mingisugust asja, et see on selline mugavus, et ainuke eripära, mis seda laadi pukk ei võimalda, on see, et kuna tal on jalad on arkis, siis seda ei saa seinale töökojas väga lähedale panna, et see on selline asi. Aga nüüd ma räägin siis sellest saest ja nagu ma mainisin, ma tahaks just esile tuua, mitte lihtsalt siin ainult tehnilisi andmeid, vaid just mida ta kujutab endast kasutamise seisukohalt. Ja nagu ma mainisin, sellel sael on minu arvates vähemalt kõik vajalikud omadused, mida hindavad tislerid ja kasutajad, kellel on vajalik siis tööriist, mis näiteks võimaldab panna, on võimalik panna seda saagi seinale hästi lähedale. Seda sellepärast, et saagimissõlm on siin juhtsiinide peal. Mõnedel saagidel on ta kinnitatud siia juhtsiinide otstesse ja juhtsiinid käivad siis seal pesades ja vajavad seina ja masina vahel siis vastavat ruumi. Et see on üks omadus, mis on hea omadus. Ma võtan ta siit transporti asendist välja, siin käib üks nupp välja, see saagimissõlm tuleb üles. Et kallutamine vasakule ja paremale 45 kraadi võrdselt. See on võimalik sellel sael sellepärast, et see mootor on siin niimoodi paigutatud, et ta ei takista siis kallutada vasakule ja paremale. Ja mis puudutab seda kallutamist, see on üks selline nüanss, see on hoob. Kui me vabastame selle, siis me saame siin seda kallutada.
ja see on hästi lahti siin see sõlm praegu kallutada seda. Aga kui me tahame seal kümnendikud hästi täpseks selle skaala järgi panna, siis seda hooba on võimalik veidike kinni panna, et see liikumine oleks siuke tihke, te saate nõksude haaval hästi täpseks teha. See mulle siin meeldib, et seda sa saad kinni korralikult niimoodi panna vajaliku sellise positsiooni peale. Et kui ta on hästi lahti, siis te nagu positsioneerid on seda veidike keeruline, et te peate ühe käega hoidma seal seda skaala juures ja siis sättima ja panema kinni, et siuke võimalus on olemas, et kui te tihendate seda käiku ja siis vaatate korraks niimoodi, mis kraadi peale teil on seda täpselt vaja. Sest Capexil näiteks on ka esmapilgul siuke mugav lahendust, Capexi saagimis sõlm on kahe samba vahel ja see parem, see juht siin, seal on käepide, mis võimaldab seda kallutada seda saagimissõlma. Seal oli siuke asi, kui mul oli vaja 45 kraadi, siis ma keerasin sellega lõpuni, aga ta ei andnud mul 45 kraadi ja mul oli vaja seda saagimissõlma veel peale pressida, vajutada ja siis lukku panna. Et ma tahangi öelda teile seda, et see ei ole mingi imeline masin, see Capex, KS 120, mis mul on kasutada. Ja siin see saag on näiteks 2 korda odavam, aga siin on põhilised omadused, mis on väga kvaliteetselt teostatud. Seda ma tahan teile rõhutada, et see on väga kvaliteetselt teostatud, mis väljendub selles, et kogu konstruktsioon on jäik, kõik seadistused on täpsed ja neid on võimalik siin uuesti seadistada, kui läheb paigast ära. Mul ei ole seda vajadust olnud, kasutan seda üle 1,5 aasta muidu seda saagi, aga ma olen kohtanud YouTube'is videosid, kus kirjeldatakse, kuidas on vaja seadistada ja muide seadistus, mis tuli tehasest, oli võrdselt mõlemalt poolt 90 kraadi. Ja kui ma ütlen võrdselt, siis ma mõtlen seda, et mul on taadeldud vinkel näiteks 90 kraadi, et see on taadeldud vinkli järgi. Ma tihti peale kohtan seda mõnede inimeste juures või jutu juures, et on täpne, aga kui hakkad vaatama, siis on pluss-miinus on ju, siis nad ütlevad, see umbes ilma ei tee, et võib-olla ka kuskil, aga minu arvates on, kas ta on täpne või ta ei ole täpne, selles mõttes, millest me räägime, eks ole. Et Capexil on ainult võimalik ühele poole täpsust seadistada. Mõelge on ju, 2 korda odavam saag ja mõlema pool võrdne täpsus. Kuigi ka on väga suur saavutus, kui on ühel pool. See on ka nagu okei, kui see hoiab, eks ole. Ja siis eraldi ma tahaks mainida seda, mis on tulenev sellest ketta läbimõõdust. Siin on 305 ketas, sügavus on 105 millimeetrit, saagimise sügavus. Lõikejoone pikkus on 312 millimeetrit. Ja Capexil on see ketas 260 millimeetrit. Ja ma muide panin talle ka 100 hambaga ketta, Makita oma Capexile ja see toimis kauem ja paremini andis puhta lõike. Mul on väga tähtis puhas lõige üldse. Ma teen Tisleri töid ja vahest ongi vaja, et see oleks puhas, täpne lõige. Ja mis ma avastasin lisaks sellele, et ma sain lõigata sügavalt, ma ka mõtlesin, mis ketas siia panna. Siin oli kaasas universaalketas, 60 hammast, väga viisakas ketas, aga kuna Hikok ise neid ei tooda, siis neid võib pärast vaadata, kui teritus on oma seal need hambad kõik ära kulutanud, siis võib vaadata CMT kettaid, Makita kettaid ja veel kuskilt mingid tootjaid. Et ma olen leidnud CMT-lt 80 hambaga ketta, mis siia sobib. Ja siis Makita 100 hammast. Et see ongi mul praegu siin all. Ja seoses selle joonkiirusega, mis tuleneb läbi mõõdust ja pöörete arvust, siin on 4000 pööret, siis see on kõrgem kui Capexil. Ja kui siin on 100 hammast ketas, siis selle lõike puhtus on oluliselt parem kui Capexil näiteks. Ja see ongi otseselt seotud siis selle läbimõõduga, kuigi kui on terav ketas alguses Capexiga, ma olen väga rahul.
lihtsalt siin on võimalik liistu lõigata väikest, et see ei ole niimoodi võib-olla eksitav mulje, et kui on suur saag, suur ketas, siis väikeste liistude puhul, kui te tahate raami teha 45 kraadi all saagida mingisugused siuksed profileeritud liistud, siis umbes, et see saag ei sobi, see sobib väga hästi just sellepärast, et tal on suur joonkiirus ja kui on näiteks 100 hambaga ketas, siis see on väga sobilik seda tööd teha. Et siinkohal ma veel mainin seda, et kallite brändidega, kui me räägime seal Festoolist, Festoolil on ainulaadseid, võime öelda isegi asendamatuid tööriistu, mis ma olen ka endale soetanud ja kasutan, aga eksitavaks võib vahepeal toimuda see, et kui me nagu piirdume selle muljega ja ei tee mingisugust kodutööd, et äkki on mingisugune teine tootja, kellel on siuke masin, näiteks nagu nurgasaag, mis omab neid omadusi, mis meil on vaja, aga maksab oluliselt vähem. Ja selle sae kohta internetis näiteks on väga palju juttu, kas selle poole pealt võrreldakse, et ta ongi positsioneeritud kui Capexi konkurent. Ja see on minu arust väga omal kohal, tal on sarnased mõned omadused, käepide ka näiteks niimoodi, see on vertikaalne, see on ka siin kumeeritud, Capexil ei ole, aga see ei ole minu jaoks väga tähtis, nad on mõlemad mugavad saed. Mis ma siin veel ütlen, et andmetest, siis see pöördlaud on ka väga tihke, kõik käib väga täpselt, siin on käepide, mis seda fikseerib positsiooni, aga kui me tahame seda muuta, siis on siin fikseerimispunktid, keel tuleb üles tõsta, siis vabaneb see käik ja nad jäävad sinna pesadesse, et on olemas siis siuksed standardsed nurgad. Vasakul on siis 45 ja paremale on siis 57. Niimoodi peaks siin kõik olema. Ja siis laud, see põhilaud ilma pikendusteta on 63 centimeetrit, koos pikendustega, mis on pakistal kaasas, neid võib panna, võib ka mitte panna, on 86 centimeetrit. Et selline asi, mis on ka mugav, on ported on kõrged, kui siia panna siuke 10 bruss, on väga hästi seda tunda, et tal on tugipind suur, et see saag võib sobida karkass majade või mingi katuste meistrile, kus on brussi saagimine, mõõtu nurga alla, see 50 bruss korda seal 150 või 100 korda 200, siuksed saagimised on selle saa jaoks väga head. Ja siis lasermarker, mina ei kasuta, ma olen pime, mul ei ole vaja seda, aga mul mõned abilised on öelnud, et kes on seda kasutanud, et ta on peen ja paremini aitab saagimisel. Capexil on siuke väga rasvane ja seda siin räägitakse, et on võimalik ka reguleerida. Mida on vaja veel mainida, et need kõik siuksed nupud või reguleerimised on väga siukse varuga tehtud, et on näha, et see on kõik mõeldud kestma kaua ja siin on ka saagimise sügavus reguleerimine, siuke sa keerad selle välja nii palju, kui sul on vaja on, et see saag siis alla läheb ja peatub mingisugusel kõrgusel. Eraldi on vaja mainida tolmu eraldust, siin on ava seal taga 59-58 mm, päris suur, et mis iseenesest on hea, et ta soodustab seda väljaviskamist ja siin oli kaasas kiirkinnitusega kott. Ma kasutan seda, see toimib hästi ja praegu ma olen mõelnud ka leida lahendus tolmu imesina ühendamiseks. Probleem on selles, et see tolmuime, mis mul on, eks, see on väikse otsaga ja ma ei ole kasutanud praegu ka seda võimalust, et selle tootjal on pakkuda lisatarvikuna üleminek, mis teeb siis kitsamaks selle tolmuime jaoks. Mul on praegu kaalumisel mirkavoolik, mis on suurema läbimõõduga või metaabovoolik. Et ma pean lihtsalt katsetama, kui see sobib ja võib-olla ma hiljem teen eraldi video sellest, kas see sobis, läks sinna otsa, ei läinud,
ma mõtlesin võimalikult lihtsalt siukest ühendamist, et sa saad kasutada seda siis kiiresti ja tolmu ime külge seda panna siis. Et siuksed lood, üks asi, mis siin ütleme niimoodi karjub, et on see pitchkrui, no karjub selles mõttes, et ta on küll töökindel, selline rauast, aga kui sa teda niimoodi vaatad ja võrdled siin kaasaegsete nurgasaagidega, noh, võtame nüüd selle Capexi, kui me siin juba positsioneerime seda kui Capexi konkurentsi, siis siin ta kaotab väga kõvasti selle koha pealt, kuna noh, pretensioon ei ole, et ta on mingi vedel asi, aga pretensioon on see, et see on siuke 19. sajandi inseneri mõte, et seal see oleks siuke kaasaegne, et seda on väga kaua keerata siin peale. Capexil on kiirkinnitusega, see on klõps ja ongi detail su laua vastu kokku surutud, eks ole. Et sellega läheb siin aega ja ta on, ütleme nii, väga ajast maas. Et ma võin öelda seda, et kui see oleks kiirkinnitusega, see teeks sellest saest ikka väga siukse kaasaegse ja just see lahendus, noh, see kiirkinnitusega pitchkrui annaks noh, väga palju minust sellele. Te võite oma arvamuse öelda sellist laadi pitchkruide kohta kommentaarides. Minu arvates see on jah, selle sae üks väga siukene noh, silmatorkav miinus. Et põhimõtteliselt nüüd me võiksime saagida. Saag teeb väga huvitavat, omapärane hääl on tal. Mul on siin üks bruss, mis ootab, millal saab meie kinos osaleda. Ma olen siin seda juba saaginud, väga puhas, ilus lõige. Et saamised üle tükki ära. Ja selle saagimisega seoses on siin veel vaja mainida, ma peaaegu oleks unustanud mainida, siin keskel on selline plastikust tugi, mida saetakse ka selle esimese lõikega läbi veidikene, plastikus siuke kaitse. Selle mõte on see, et kui te saete veidikene ja see jupp peab sinna vahele lendama, et ta ei ole siis toestatud siin selle teise tugi selle portega, siis ta võib lennata ja mõned jupid lendavad väga suure kiiruse ja löögiga ja mõned nurgasae kasutajad on kurtnud, et nad lõhuvad seda tagumist osa, et need löögid siis, need detailid, noh, mitte detailid, et need jupid, kui te siin mõõtu saete või puhtaks saete, siis see kaitse võtab selle kinni selles mõttes, et ta võtab selle löögi enda peale ja see jääb ka siia või ta kaotab oma selle löögi võimekuse ära ja see on noh, säästlik saele. Capexil näiteks seda pole. Siuke väike asi, aga väga noh, funktsionaalne ja väga läbi mõeldud selle sae nagu noh, säästmise seisukohalt. Nii, nüüd lõpetame jutu ja lähme siis saagimise kallale. Paneme sisse. Saag on võimekas, 1500 vatti. Et see on 20 korda 10 või noh, 200 korda 100 siuke brussijupp, väga ilus, puhas lõige. See on meil siin 60 ja siinkohal ma tahan teile mainida ka siukest asja, et võt, jätkates seda teemat, mis teeb sae kalliks, kui ta on igasugused vidinad, pöörete reguleerimine näiteks ja sujuv käivitus ja kiirpidur, siis siin sael pöörete reguleerimist pole, kiirpidurit pole, sujuvat käivitust pole ja ma teile ütlen seda, et ma ei tunne siin seda vajadust, et see käivitus on, no et ta ei hüppa siin käes, noh midagi siukest ei häiri, see pidurdamine on täiesti okei, et siin ei ole nagu midagi sellist, et sa nüüd mõtled, et sa oled millestki olulisest ilma jäänud ja pöörete reguleerimisega on selline asi, et kus ma seda kasutasin, arvasin, et see on nagu oluline, on alumiiniumliistude lõikamine, see on mingi LED-valgustus asjad, siis tegelikult see ei ole üldse tähtis, noh, see pöörete reguleerimine seal. Te saate ilma pöörete reguleerimisega hakkama, kui te lihtsalt sujuvalt, rahulikult lasete alumiiniumkettega või isegi selle tavalise kettega, mis teil on. See kannatab ka lõikamist. Aga noh, kui korrektselt rääkida, et see on olemas
alumiiniumi saagimiseks ketas ja te saate seda kasutada. Et see ei ole ka tähtis, et pöörete reguleerimine on reeglina siis vajalik, kui te saete mingisuguseid materjale, näiteks nagu plastmassi või veel midagi, no või paksemat alumiiniumit, siis, et ta ei kuumeneks üle, et kuumenemine nagu toimub. Või on vaja, et ketas seal ei lähe kinni. No ma arvan, et paksema alumiiniumi puhul suured pöörded ei ole head, et seal on vaja valida. Siis see ongi see teema, et inimene satub lõksu, et võimalikult suur varustus, äkki kuskil midagi mulle läheb vaja ja käid selle suure raha välja. Ja kui inimene saab seda lubada, siis muidugi. Aga üldiselt võtke teadmiseks, on turul olemas selline saag, see on pärit Hammerjackist. See on siis meil internetipood, füüsiliselt on ka see olemas, seal on Hikoki tööriistasid, tehke sellega tutvust. Ma olen väga rahul selle teenindamisega, inimesed vastavad ja vastutavad oma kohustusid, täidavad, et täitsa hea pood, soovitan sellega tutvust teha. Et siis praegu kõik järgmistes videodes, järgmised tööriistad, kõike paremat.